Tere, mina olen Mati Roosalu Maxifotost ja ma räägin sulle, kuidas tellida meilt interneti kaudu digipilte, kui sa oled iPhone'i kasutaja. Tellimiseks mine Safaris aadressile digimati.ee, misjärel sulle avaneb meie digilabori avaleht ja siit sa näed, milliseid teenuseid me hetkel pakume. Meilt saab tellida digipilte erineva suurusega, suuri pilte ja kapafotosid ja samuti ka raamiga pilte. Meie poolt pakutavate teenuste kasutamiseks, tellimiseks pead sa registreeruma kasutajaks. Me küsime sinult kõigepealt sinu e-posti aadressi, see on sinu kasutajatunnus ja selle kaudu me hakkame sinuga suhtlema. Seejärel vali omale selline parool, mis oleks turvaline ja hästi meelde jääb ja logi sisse. Kohe peale sisse logimist suunatakse sind lehele, mille nimi on albumid ja sinna sa saad teha kuni 4 albumit ja igasse lisada 1000 pilti. Albumi tegemiseks kliki linki lisa uus album. Pärast selle lingil klikkimist avatakse sulle uus aken, kus sul on võimalik anda oma albumile ka isikupärane nimi, aga võid selleks jätta ka programmi poolt pakutava kuupäeva. Pärast uue albumi lisamist suunatakse sind tagasi albumite lehele ja sa saad hakata sellesse albumisse, mida sa tegid, pilte lisama. Pilte saad lisada mitmest seadmest. Sa võid lisada näiteks algul telefonis olevad pildid ja pärast selle sama kasutajatunnuse ja parooliga logida sisse oma laua või sülearvutist ja lisada ka sealt pilte samasse albumisse, et neid siis korraga tellida. Kui sa klikkisid linki lisa pilte, siis avatakse sulle pildilaadur ja piltide laadimiseks tuleb siin lihtsalt klikkida nuppu vali pildid. Seejärel pakub sinu telefon välja 3 võimalust. Esimene on sinu fotokogu, seejärel on sul olemas võimalus ka kohe otse pildistada sellesse samasse albumisse. Ja 3. võimalus on brause, mis tähendab seda, et sa võid lehitseda ka oma telefonis olevaid faile, kui nad on sul salvestatud näiteks kuskile failide kausta. Mina olen tellimiseks välja valinud pildid sellisesse albumisse, mille nimeks on suvised pildid ja kui ma olen selle albumi telefonist üles leidnud, siis saan ma näpupuudutusega valida vajalikud failid ja kui see valik on tehtud, siis tuleb lihtsalt klikkida nupule Add. Seejärel käivitub piltide laadimine ja kui pisipildid ilmuvad telefoni ekraanile, siis tuleb klikkida nuppu Lisa albumisse. Sellest, et piltide laadimine toimub, annab märku see pikk roheline indikaatorriba ja senikaua, kui see ei ole muutunud täielikult roheliseks, ei tohiks sa nagu mitte millegi muuga tegeleda, vaid tuleb oodata, kuni piltide laadimine on lõppenud. Kui piltide laadimine on lõppenud, siis ilmuvad pisipiltide alla kirjad laadimine õnnestus. Siinkohal oleks kasulik nagu pühkida alla üles sõrmedega ja vaadata, et kas kõikide piltide laadimine ikkagi õnnestus. Pärast seda, kui sa oled laadija sulgenud, saadetakse sind jällegi tagasi albumite lehele ja kui sa nüüd otsid siit üles selle albumi, millest sa tahad pilte tellida, siis tuleb seal klikkida tekstilingil telli digipilte. Järgmisel lehel, kuhu sind automaatselt suunatakse, on sul võimalik teha mitmeid valikuid. Kõigepealt pead sa otsustama, kas lubad meil muuta piltide värve või mitte muuta. Kui sa oled pildistanud need pildid ise telefoniga, siis on õige valik, piltide värve võib muuta.
kui pildid on teinud professionaalne fotograaf, kes on pildid juba ilusaks toimetanud, siis tuleks valida sul piltide värve ei või muuta. Siin on ka võimalik valida pildid valgete ääristega või siis ilma nendeta. Samuti on võimalik valida fotopaber, kas läikiv või matt. Järgmine valik, suuruse valimine, on tegelikult väga tähtis, sest kui sa näiteks oled pildistunud oma telefoniga nii ruudukujulisi kui ka selliseid standardseid pilte, mille küljesuhe on 3:4, aga ka panoraampilte, fullscreen, siis oleks kõige õigem valik, et sa jääd selle meie poolt pakutud vaikimisi suuruse 10x10 × 18 juurde, sellepärast et siis jääb paberile kõik, mida sa oma telefoni ekraanil näed. Muidugi, kui sa tahad panna pilte näiteks kiletaskutega albumitesse, siis pead sa valima suuruse 10x15 sentimeetrit, aga siin on see oht, et mõned pildid, näiteks panoraamid, lihtsalt ei mahu selle paberile ja neid lõigatakse siis otstest ära. Sul ongi võimalik, kui sa oled tellimise nagu juba otsustanud, millise formaadi sa tellid, siis näiteks kui sa valisid 10x10 kuni 18 ja kui sa nüüd sirvid oma tellimust, siis sa näed, et kõik, mis on sul nähtaval telefoni ekraanil, mahub ka ilusti ära paberile. Kui sa aga valisid näiteks formaadi 10x15, siis väga paljude piltide puhul läheb väga palju olulist kaduma. Näiteks konkreetselt minul on selles albumis 2 probleemset pilti. Ülemine on kassipilt, mis on tegelikult ruudukujuline ja kui ma tellin siit 10x15 koopia, siis lähevad kassi kõrvad kaduma. Teisel pildil on 7 inimest, kes hüppavad õhku ja kui ma telliks selle 10x15 formaadis, siis pildile mahub ainult 5 inimest. Loomulikult on sul võimalik tellida igast pildist suvaline arv koopiaid, selleks on iga pisipildi all selline selektor, kus on pluss-miinus nupud. Kui vajutate plussi, siis saate arvu suurendada ja kui vajutate miinust, siis saate määrata, et ei, seda pilti ma siiski ei taha. Kui te olete nüüd kogu tellimuse ära kontrollinud, vastavad pildi arvud sisestanud, siis tuleb lehekülje all otsida üles nupp tellin pildid ja vajutada sellele. Järgnevalt suunatakse teid ostukorvi. Ka siin on võimalik veel tellimus üle kontrollida. Näete formaati ja kui te vajutate sellele infonupul, siis näete ka muid andmeid, millise paberi te valisite ja nii edasi. Ostukorvis on võimalik eemaldada üksikuid pilte ostukorvist või siis eemaldada kõik, kui midagi läks totaalselt sassi. Kui kõik on korras, siis tuleb järgnevalt valida tarneviis. Tarneviise on meil mitu. Loomulikult Viljandi elanikud kasutavad võimalust saada pildid kätte kauplusest, aga me saadame pilte ka Omniva pakiautomaatidesse, Smartposti automaatidesse ja postkontoritesse ning loomulikult ka kulleriga koju või töökohale. Kui olete valinud koha, kuhu me teie pildid toimetame, siis on teil võimalik koheselt ka piltide eest tasuda. Saate seda teha kohe maksekeskuse lahenduse kaudu, mis on kiire ja mugav, aga võite ka tasuda pangaülekandega. Teile saadetakse automaatselt arve, niipea kui olete tellimuse kinnitanud ja saate seda siis tasuda teile sobival hetkel pangas. Kui tulete piltidele järele kauplusesse, siis saate ka tasuda kohapeal nii sularahas kui pangakaartid. Kui valisite võimaluse tasun kohe, siis suunatakse teid maksekeskuse lehele, mis on igati turvaline. Siin te saate veel kord kontrollida
oma tellimuse maksumust ja kui midagi tõesti läks valesti, siis on siit võimalik veel lahkuda. Maksekeskuse lehel on teil võimalik tasuda pangalingiga. Siin on olemas kõik Eesti pangad, saate tasuda ka kaardiga. Maksekeskus toetab Visa ja Mastercard kaarte, nii krediitkaarte kui ka debetkaarte, kui neil on määratud internetis maksmise võimalus. Kui teie makse õnnestus, siis suunatakse teid järgmisele lehele, kus on veel kord siis makseinfo, tellimuse number, summa ja siit pääsete siis edasi näiteks vaatama oma tellimuste ajalugu lehele Minu tellimused minnes või siis albumite lehele. Kui makse mingil põhjusel ebaõnnestus, siis suunatakse sind sellisele lehele, kus on loetletud põhjused, miks see ebaõnnestus. Ja loomulikult on siin siis olemas nupp, proovi uuesti ja te saate oma tellimust korrata. Kui tellimus õnnestus, siis tavaliselt me valmistame hommikused tellimused samal päeval. Need, mis jäävad päeva teisele poolele, nendega võib minna natuke kauem aega. Aga üldiselt kehtib selline reegel, et täna tellitud pildid võivad juba homme olla sinu pakiautomaadis. Me üritame teha tööd võimalikult kiiresti ja samal ajal ka kvaliteetselt. Täname, et kuulasite seda pikka loengut, aga loodan, et sellest on abi ja edaspidi on teil piltide tellimine lihtne.